No tšau, ma räägin sulle natukene identiteedi jõust või selle rolli jõust, see, kellena me ennast näeme, mis mõju sellel võib olla. Näiteks jõulude ajal ma olin jõuluvana ja täna ma olen Spider-Man sünnipäeval. Vaata nüüd, mehed või ütleme naised suudavad mõelda ennast meheks. Tänapäeval vaata see identiteedikriis, no keegi, kes on mees ja kes on naine. Kindlasti olete kursis selle absurdsusega. Ja inimene, kellel on, ütleme, naise keha, suudab mõelda, näha ennast mehena niimoodi, et keha muutub ka järgi meheks või mees suudab võtta identiteedi, et ta näeb ennast naisena ja tunneb ennast naisena, ta keha võtab ka järgi selle kuju pärast. Ja no teeb mingid operatsioonid, asjad ja keha muutub järgi. Identiteedi, sellel on nagu jõhker jõud. Kellena me ennast näeme? Ma olen selles elus olnud mingi 50 erinevat identiteeti vähemalt, no. Mis puudutavad erinevaid ameteid. Küll ma olen kokk olnud, küll ma olen baarmen olnud, küll ma olen ehitaja olnud, küll ma olen sulane olnud, küll ma olen lammutaja olnud, küll ma olen taksojuht olnud. No, ain nimeta, ma põhimõtteliselt olen olnud see. Ja, identiteet, ja kellena sa ennast näed, mida sa teed, kellena sa ennast näed. Kui inimesed suudavad ennast mõelda, nii-öelda naised suudavad ennast meheks mõelda ja mehed suudavad ennast naisteks mõelda, siis sa võid ennast mõelda ükskõik milleks, nagu pärist. Mõtle see segadus, mis inimeste sellel tekitatud on. Ja see on nagu selline eksperiment, mis näitab, kui tugev jõud on inimese identiteedil ja tema mõtetel, kellena nad ennast näeb. Väga tugev. Ja. Mina olen täna Spider-Man. Olen täna Spider-Man. Mõtle, ma saan nüüd seesama keha liikumise kunstnik. Ma saan rakendada seda niimoodi, et ma saan keha liikumise kunstnik ja triksteri arheotüüp kokku panna. Ma saan erinevaid rolle võtta ja kasutada oma keha erinevalt, liikuda erinevalt. Ja need kaks, ma saan teha oma hobist. See on üks moodus, kuidas siis ja, mis saab aidata leiva lauale tuua. Ja. Võt, seda ma tahtsin öelda. Sa võid mõelda ennast ükskõik kelleks, ükskõik milleks. See on võimas jõud, mõtetel on võimas jõud. Ja kes see seal mõtleja on? Kes see mõtleja on seal taga? See oli lõpetuseks väike. Kes on kõikide identiteetide taga? Kes see mõtleb ennast Spider-Maniks, kes see mõtleb ennast jõuluvanaks, kes see mõtleb ennast nendeks asjadeks? Kes see kasutab seda identiteedi jõudu? Kõik head.